Surm. Jocko Willink. Keegi, keda ma armastasin, on surnud. Ja ma ei tea, kuidas selle kaotusega toime tulla. Aksepteeri, et surm on julm ning see ei ole alati õiglane. Lisaks on surm vältimatu ja seetõttu on osa meie elust. Ilma surmata ei ole elu. Mäleta kõike, mida see inimene sulle teie koos veetud aja jooksul andis. Kogemused, naljad ja kõike seda, mida nad sulle andsid. Mitte ainult oma elus, vaid ka oma surmas. Mäleta mälestusmärke, mille nad sinusse jätsid. Tuvasta neid unustamatud erilisi hetki, mida te koos jagasite, et mõista tema isiksuse elu, ilu, tema suhtumist ja tema maailmavaadet. Võta need mälestused ja väärtuslikud hetked ning kirjuta selle inimesele järelehüüe. Võib-olla saad sa selle võimaluse selle järelhüüde matustel ette kanda. Võib-olla mitte. Polegi oluline. Kirjuta see sellegi poolest. Ära ole isekas. Ka teised inimesed kogevad seda kaotust. See ei keerle ainult sinu ümber. Tee, mida sa saad, et toetada lahkunu perekonda. Kui sa oled ise pereliige, tee kõik, mis suudad, et toetada teisi oma peres. Ole tugev. Mõista asjaolu, et sa võid sel perioodil kaotada kontrolli oma emotsioonide üle. Sind tabavad võimsad emotsioonide lained. Sa võid tahta nutta. Sa võid tahta karjuda. Sa võid tahta taeva poole rusikatega vehkida. Kui see on asjakohane, lase neil emotsioonidel välja tulla. Need lained tunduvad alguses kontrollimatud ja need esineb sageli. Aja jooksul muutuvad need lained nõrgemaks ja harvemaks. See on normaalne. See ei tähenda, et sa hooliksid vähem. See tähendab lihtsalt seda, et sa töötled kaotust järk-järgult. See on tegelikult hea. Ära tunne selle pärast süüd. Inimene, kes suri, ei tahaks, et sa oleksid õnnetu. Tea, et sul vedas, et see inimene su elus oli. Isegi kui see oli liiga lühikest aega. Ole tänulik võimaluse eest olla koos temaga olnud. See inimene, kelle sa kaotsid, on õpetanud sulle, kui väärtuslik on elu. Ning kui õnnistatud me oleme, et meil on iga päev aega kasvada, õppida, naerda ja elada. Kirjuta kiri oma kaotatud lähedasele. Selgita talle, mida ta sinu jaoks tähendas. Selgita talle, kuidas ta sind aitas ja mida ta sulle õpetas. Ütle talle, mida sa tema vastu tegelikult tundsid. Kui teie vahel oli hõõrdumisi, selgita seda. Kui sa võlgned talle vabanduse millegi eest, mida sa ütlesid või tegid, siis palu vabandust. Selgita talle, et sa armastasid teda ja et sa jääd teda igatsema ning sa ei unusta teda kunagi. Selgita, et sa mälestad teda, kuid sa ei jää minevikku kinni. Seejärel selgita talle, et sa kavatsed oma eluga edasi minna. Et sa kavatsed oma elu elada. Ja luba talle, et sa elad parimat võimalikku elu.
ning teed talle au. Võta see kiri, pane see ümbrikusse. Kirjuta sellele nende nimi. Vii see nende hauakivile. Lasku ühele põlvele. Pane oma käsi tema hauale. Aseta kiri maapinnale tema hauakivi kõrvale. Ütle talle, et sa armastasid teda. Et sa kirjusid talle kirja. Jäta hüvasti. Seejärel mine ja ela. Igal aastal, nende sünnipäeval või surma-aastapäeval külasta tema hauda. Too lilli. Lasku ühele põlvele ja vaata nende hauakivi. Loe kõva häälega ette, mis on seal kirjas. Seejärel vaata iseendasse ja hinda, kas sa täidad lubadust elada parimat võimalikku elu. Ja kas ta oleks sinu üle uhke. Tee kõik vajalik ning jätka parima võimaliku elu elamist. Miks? Sest sa saad seda teha.